Nii, katla kütmisaeg jälle käes. Üritan teil näidata, kuidas siis käib õige katla süütamine. Alustame siis puude alla sättimisest. Et katel ilusti süüdata ja korralik tuli tuleb need puud siia võimalikult tihedalt panna ja ka süütamise tablett panna põhja korralikult valmis. Ja niimoodi järjest nad kõik siia kenasti lähevadki hästi tihedalt sisse. Nii. Katel korralikult puid täis. Nii, mis mulle siia sobib. Nii, nüüd sai korralikult katel puid täis. Tihedalt süütamine on meil siin all valmis olemas ja kinni ilusti. Nii, süütamine toimus ära. Nüüd natukene hoiame siin ust lahti, et ta ilusti puidu külge tule võtaks. Ja keerame kahinal selle asja käima ja kohe ukse kinni. Nii. Kena. Ja nüüd võtab ta tule ülesse ja vaatame, kuidas ta korstnast suitsu hakkab välja tulema. Vibo korsten on, et see ei ole siis jah kividest laotud, vaid on jah valmis ja sellega ta töötab väga ideaalselt. Tõmbega mingisugust probleemi ei ole mitte ühegi ilmaga, isegi ka kõige kehvema tuule ja niiskuse või mis iganes rõhuga, madalrõhuga. Ja just vaatasime, et korstnast suitsu ei tule kübegi ja vaatame, kuidas tuli all edeneb. Ja tuli järjest kasvab. Et esimesed puud on juba alt leegis. Nii, ja vahelduseks siis katlamaja on mul Cerbose paigaldatud. See on juba 10 aastat kindlasti vana, 10-11 aastat vana katlamaja. Ja siiamaani pole veel tõsiseid probleeme olnud, et midagi välja vahetada. Ainult ise siis vaja puhastada mudafiltreid. Ega siin suurt kunsti polegi vaadata, et rõhud oleks üleval ja nii ta on siin. Ise reguleerib ja ise ta toimetab. Et väga rahul selle poolest, et mugav ja lihtne. Nii, ja nüüd vaatame, kuidas ta vahepeal põlema on läinud. Nii, see on ilusti kinni. Ja nagu näha, võtab juba alt puudele tuld. Ja võim on sees, nii et võime jätkata ja ukse kinni panna. Nii, et vaatame siis, kuidas korstnast suitsu tuleb vahepeal. Ja nagu näha, siis suitsuvinet näha praktiliselt polegi. Praktiliselt on 0. Et just sellise süütamisega saavutab selle korraliku katla tööle mineku.